praegu 114,70 plats ja pulss ütles selle 4. Nii, ja kellelgi ma panen nüüd ka veel mikrofoni kinni. Aga nüüd siis meie tänane webinar on ka salvestama pandud ja hakkame siis otsast pihta läbi vastavalt sellele teekonnale. Ja panen uuesti esitluse ette ja Eha, kes on juba siin ennast valmis pannud, saabki võtta üle siis esimese ettekande ja minnagi selle teema juurde, et kuidas siis kogukondadel on võimalus toetada oma inimesi. Aitäh, Krista, ja mul on tõesti hea meel, et nii palju huvilisi oli. Mina ei uskunud, et nii palju huvilisi tuleb, et väga äge. Mina olen Kodukandi juures siis selle projekti selline vabatahtlike kaasamise ekspert ja ühtlasi ka vabatahtlike seltsiliste koolitaja. Aga miks ma täna teie juurde julgesin siia rääkima tulla, tuleb sellest, et vabatahtlike seltsiliste teemaga juba 2018 puutusin kokku, kui meil oli see pilootprojekt ja siis oli selle projekti vedamine minu õlgadel. Ja ühtlasi, kui Krista ütles, et meil on siin üks elus seltsiline, siis ma arvan, et meil on tegelikult siin mitu elus seltsilist, et ühtlasi olen mina ka olnud vabatahtlik seltsiline ja täna just lõpetasin päeva, et tegelesin ühe vanahärraga, olin talle seltsiks, nii et see kogemus olemas ja lisaks siis kogukondade teema, mida ma nüüd ülikoolis magistriõppes studeerin, nii et erinevad kogemused täiesti olemas. Aga vaatame siis, mis sissejuhatuseks selle projekti eesmärk on, et kui Krista nüüd vajutab järgmised slaidi, et kuna on nii palju uusi inimesi meie ringis täna siin, siis veel korra seesama projekti nimi vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis, et selline pikk ja kohmakas nimi, aga tegelikult ta kätkeb endas ikkagi väga-väga olulist teemat, sest aastast 2014, kui Kodukant vabatahtlike teemaga tegeles, koorus meie aruteludest välja, et üks kitsaskoht, kuhu täna vabatahtlikud ei jõua ja kus neid väga vaja on sotsiaalvaldkond, aga kuna seal on tegemist inimestega, on vaja inimesi ette valmistada, on vaja luua mingi süsteem, kuidas inimesed kokku saavad, kes abi vajab ja kes valmis abi pakkuma vabatahtlikult, et siis ta nagu kogu aeg oli mingi paisu taga kinni. Ja tegelikult uuringud näitavad ka, et vabatahtlike sotsiaalvaldkonnas tõesti napib, et kui ma küsin, et mis te arvate, kus Eestis vabatahtlikke kõige enam panustab, siis tihti öeldaksegi, et inimesi aidatakse, siis tegelikult see nii ei ole. Tegelikult tegutsetakse kõige enam Eestis kohaliku elu edendamises, mis muidugi on ka väga-väga positiivne, aga see, mis on punasega, on just sotsiaalvaldkond ja seal on abikäsi väga vaja. Nii et aastast 2014 on tegelikult Kodukant teadlikult tööd teinud, et vabatahtlikud jõuaksid inimesteni, kes abi vajavad. Ja siin see sama eesmärk ka, et aastani 2023 on siis idee leida neid toredaid vabatahtlikke, kes on valmis toetama meie eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, et nad saaksid oma eluga paremini hakkama. Samas on see kõik siis täiendav tegevus olemasolevatele sotsiaalteenustele. Ja kui me nii piloodis kui ka praegu oleme peamiselt keskendunud sellele, et me otsime seltsilisi ja viime nad kokku abivajajatega, siis ka juba piloodis mõtisklesime, et tegelikult võiks siin olla partnerid just kogukonnad, kes saavad palju enamat pakkuda ja saavad meeskonnaga abis olla, nii et selle tõttu tahaks siia selle projekti raames luua ka sellist kogukondlikku mudelit, millest ma siis natukene ka räägin. Ja seetõttu siin all ka, et kogukondadega saame eesmärki paremini saavutada. Ja eks meie muidugi selline suurem siht koos partneritega on tööd teha selle nimel, et kui projekt läbi aastal 2023 on see seltsiliste teema niimoodi meie ühiskonnas paika loksunud, et on olemas rahastus, on olemas kokkulepped, kuidas see süsteem peale projekti edasi elab. Lähme edasi. Kogukond. Kogukond on selline huvitav sõna, mille kohta on kõigil oma arvamus
ja mida tihtipeale mõistetakse ka väga erinevalt, et seetõttu ma leidsin, et ka meie projektis on kindlasti vaja markeerida, et mida me siis selle kogukonna all mõtleme. Ja eks meil peamiselt on mõeldud siin ikkagi neid kogukondi, mis on paikkondlikud kogukonnad ehk geograafilised kogukonnad, mis tegutsevad siis kas mingi küla või külade piirkonnas, alevis, linnaosa põhiselt. Aga kui ma selle nagu siia kirja panin, siis jäin mõtisklema, et kas me peame piirduma ainult paikkondlike kogukondadega. Tegelikult ei pea. Tegelikult saavad kaasa lüüa siin ka väga hästi huvipõhised kogukonnad. Noh, mõtleme näiteks on lauluring, laulukoor ja eriti kui ta on eakamatest inimestest. Miks mitte lisaks laulmisele ja tõenäoliselt paljud ka seda teevad, et me vaatame, mida meie tuttavad eakad teevad, kas me märkame neid, ega nemad ei ole 4 seina vahele jäänud. Ehk mina näen, et huvipõhised kogukonnad saavad täpselt samamoodi kaasa lüüa või saatusepõhised kogukonnad. Noh, nüüd on meil tekkimas Eestis päris suur ukrainlaste kogukond ja kui nad on juba ennast siia sisse seadnud, võib-olla saame ka neid kaasata ja nemad ise saavad oma inimesi toetada. Seega saab neid kogukondi palju laiemalt vaadata ja no siis on mul siin veel ankurorganisatsioonid, ankurinstitutsioonid, kuidas me tahame neid nimetada. Et need on siis pigem sellised asutused, mis on mingi kohaga hästi tugevalt seotud läbi selle oma asukoha või oma investeeringu või oma teenuste klientidega. Siin me võime näiteks traditsioonilisest raamatukogust rääkida, mis otsib praegu uusi väljundeid ja tihtipeale raamatukogu hoidjad on mulle öelnud, et kuule Eha, aga ma olengi sotsiaaltöötaja. Ma siin aitangi, pakun seltsi, aitan tal asjad ära ajada ja võtta ühendust ja dokumendid täita ja nii edasi. Nii et tegelikult võiks mõelda ka erinevate nii-öelda ankrute kaasamisse selles projektis. Ja kindlasti on veel mõtteid siin erinevatest kogukondadest, toetuspõhised kogukonnad, kui ma mõtlen erinevaid haigusliike, erivajadustega inimeste ühendusi, siis väga hästi saavad ka nemad oma kogukondlikul põhimõttel siin osaleda. Nii, Krista, vajuta edasi, et mis siis kogukondade puhul on oluline, et kui ma eelmise slaidi juures rääkisin, et tegelikult ei olegi nii määrav, et kas ma olen paikkondlik või huvipõhine või mingi muu kogukonnaliik. Pigem ma arvan, on oluline just see, kas me saame ikkagi rääkida sellisest kogukonnast, kas nende kogukond on inimesed. Et inimesed moodustavad kogukonna ja kogukonnas saame rääkida siis, kui nende inimeste vahel on tekkinud suhted. Ja kui inimeste vahel on tekkinud suhted, tekib see tutvus, tekib see usaldus, tekivad ühised tegemised. Ehk siis peab olema selline meie tunne, et see on see meie meeskond, meie kogukond, meie siin toimetame, siin võib juurde tulla mingisugused eesmärgid, sihid, aga igal juhul kogukond, kes tahab kaasa lüüa ja toetada oma inimesi, siis seal peab olema loodud omavahelised suhted ja tänu sellele ka tekkinud usaldus. Et see on ju see trump, mis kogukond juurde toob. Nüüd teine hästi oluline moment on, et sellel kogukonnal peab olema soov ja tahe aidata. Ehk et kui minu käest küsib kogukond, et kogukonna inimesed, et miks meile seda vaja on, siis mina mõtisklen, et kas ta ikka on valmis. Et seega soov ja tahe aidata ja tegelikult soov ja tahe aidata ju oma inimesi ja minu meelest kogukonnad ongi ju loodud ja ongi ju sel põhjusel olulised, et nad toetavad kogukonna inimesi ja kui nad seda ei tee, siis kas sellel kogukonnal ikka on mõte sees. Et see on jälle mõtlemiskoht, aga jah, et soov ja tahe aidata ehk siis kogukonnal peab olema valmisolek oma eakaid ja erivajadusega täiskasvanud inimesi toetada. Ja kolmas tegur, mis ma siia slaidile tõin, on siis peab olema olemas see inimeste grupp,
kes siis reaalselt on nõus seltsilise rolli täitma, et kogukond võib olla ju suurem ja seal võib olla suuremaid seltskondi, gruppe, võrgustikke, koos toimetatakse ja ollaksegi valmis, et väga äge, viimane aeg on vaadata, et mida meie üksikud eakad teevad, kuidas ja kui palju meil üldse erivajadusega inimesi on, kas me saame neid toetada, et kõik kaunis, aga tegelikult peab olema ka olemas vähemalt 3-4 inimest, kes ütlevad, jah, meie oleme nõus reaalselt siis need seltsilised, need kogukonna seltsilised olema. Nii et see tegur siis täpselt samamoodi. No vaatame, mis siis edasi veel on. No siia sai nüüd panna esialgsed mõtted, et milline see või mis see kogukonnapõhine mudel siis ikkagi on, et mis etappe ta sisaldab. Ja need on nüüd sellised väga üldised etapid, et ma alguses ütlesin ka, et tudengid on meil siin ja tegelikult meil ongi eesmärk koos tudengitega see läbi mõelda ja natuke piloteerida ja võib-olla siis need kogukonnapõhise mudeli etapid ka põhjalikumalt lahti rääkida. Aga sisuliselt jah, kogukonna kokkulepe, et sellest ma ka rääkisin, et on valmisolek, soov ja tahe ja me lepimegi kogukonnas kokku, et selle teemaga me tahame nüüd tegeleda. Teine lugu on siis vajaduste kaardistamine. No siin ma ei mõtle, et järsku vajaduste kaardistamine peaks olema enne kokkulepet, aga mulle tundub ikkagi, et kokkulepped, et me panustame sinna, peaks sündima ennem ja siis me saame neid vajadusi kaardistada ja vajadusel siis teha täiendavaid kokkuleppeid, aga vajaduste kaardistamise all on mõeldud siis, et kus meil on need eakad ja üksikud inimesed, kes võib-olla vajaksid tuge, kus on meil erivajadusega inimesed ja erivajaduste puhul me ei räägi siin ju, et on ametlik puude tõend, et küsimus ei ole selles. Küsimus on, et kas inimesel on mingisugune erivajadus, mis tuleneb kas tema tervisest või hetkeolukorrast, kus ta mingite tegevuste juures vajaks abi ja seda kogukond ja tema seltsilised saaksid pakkuda. Ja kuidas see vajaduste kaardistamine reaalselt on, põhimõtteliselt ongi, et pannakse meeskonnad kokku ja käiakse ja küsitletakse inimesi ja uuritaksegi, eks väiksemas kogukonnas on see lihtne teha. Ma tean mitmeid külakogukondi, kes aasta alguses sõidavad kõik oma majapidamised läbi ja küsivad, et kuulge, et kas on abi vaja ja kuidas läheb ja neil on pilt olemas. Kui me nüüd räägime suuremast seltskonnast, kus võib olla 1000 inimest, et ikka ei sõida 2 inimesega läbi, eks siis tuleb leida teisi lahendusi, kas tänavate kaupa, et need on need mõttekohad siis, mida koos siis välja peilida, et kuidas ikkagi seda kaardistamist teha. Ja kui meil on nüüd pilt olemas kogukonnast, et palju meil neid inimesi on, kes vajaksid tuge ja mis tuge nad vajavad, siis me saame hakata analüüsima. Ja jällegi ma ei mõtle mingisugust bürokraatlikku põhjalikku analüüsi, vaid täiesti inimlikku koosistumist, kus me saamegi rääkida, et teate, meil on siin 10 või 20 inimest, kes tegelikult vajaksid suhtlemist, kes tegelikult vajaksid, et aeg-ajalt on vaja linnas poes käia, kes tegelikult ei ole 4 seina vahelt jumal teab, kui kaua käinud väljas. Tegelikult sellel memmel oleks vaja abi puude tegemisel ja nii edasi, et me saamegi koos vaadata ja mis on oluline. Oluline on kogukonnal siis vaadata selle pilguga, et kui palju ja mida meie suudame. Ja tegelikult siit kogukonna poolt võib tulla väga väärtuslikku infot sotsiaaltöötaja jaoks. Ehk näete, ma olen siia eraldi värviga teinud selle koostöö sotsiaaltöötajaga. Seda analüüsi ja arutelu, mida kogukond saab pakkuda ja kus on vaja siis sotsiaaltöötaja käest infot ja abi ja koostööd, et seda võiks täiesti koos teha. Ja ma olen mõtisklenud, et tegelikult juba selle kokkuleppe tegemise käigus võiks ka sotsiaaltöötajad informeerida, et me oleme otsustanud ka siia panustada, sest kogukond ja sotsiaaltöötaja selles mudelis peaksid olema ikkagi väga head üksteist toetavad partnerid. Et selleni igal juhul peaks jõudma, mitte konkurendid ega veel vähem vastalised, nii et selles mõttes see koostöö sotsiaaltöötajaga on hästi oluline. Ja miks üks sotsiaaltöötaja üldse tahaks kogukonnaga sellel teemal koostööd teha, siis ma arvan, et just see info
et ta teab, et kogukond märkab ja annab sotsiaaltöötajale teada, kui on vaja tõesti sotsiaaltöötaja sekkumist ja kellegile uute teenuste pakkumist, et sotsiaaltöötajad ju ei jõua kõikide inimesteni ja nad ei saagi jõuda mitte kunagi, et nad nüüd märkaksid ja veel vähem jõuab sotsiaaltöötaja hakata üksikute inimestega suhtlemas käima. Nii et siin nagu võiks üksteist toetav koostöö tekkida. No ja siis siin mudelis loomulikult on seltsilise tegevus ehk tulebki siis seltsiks käia, sellest räägib kohe mul järgmine slaid, aga siia lõpetuseks, et meie projektis on 6 kuu tagant istume uuesti maha, teeme küsitlust, vaatame ja analüüsime, kuidas meil tegelikult läheb ja kas on vaja midagi ümber korraldada. Aga vaatame siis lühidalt, et ma vaatan, et mu aeg hakkab otsa saama, ega ma väga palju enam ei räägigi. Aga millest ma siis üldse räägin, et see vabatahtlik seltsiliste toimetamine, eakate ja erivajadustega inimeste toetamine kogukonnapõhiselt, et mis see sisu siis on? No üheks kõige olulisemaks rolliks nendel seltsilise toimetamisel on ta siis kogukonnapõhiselt või üksinda üksikisikud kogukonnapõhiselt lihtsalt seda rolli saab palju paremini täita, on sotsiaalse tervise toetamine ja mitte ainult abivajaja sotsiaalse tervise, vaid tegelikult ma ise arvan, et ka sellesama vabatahtliku ja sellesama kogukonna inimeste sotsiaalse tervise toetamine. Ja mida see endas kätkeb? Tähendusrikkaid suhteid. Mida eakamaks me saame, seda vähem on meil tuttavaid ja sõprusringi. Ja jah, on küll väga aktiivseid eakaid inimesi ka, kes käivad erinevates ringides laulmas ja käsitööd meisteldamas ja nii edasi. Aga tegelikult on meil ääretult palju neid inimesi, kes tõesti ei ole aastaid enam kellegiga suhelnud, äärmisel juhul ainult oma lastega ja ongi nii. Ja seltsilised saavad just nende vestluste ja ma ei räägi vestlustest ilmast ja et kas sul on vaja leiba või saia, vaid ma räägin vestlustest, mis suunab mõtteid uutele teemadele, uutele radadele, mis paneb inimesi peale kohtumist edasi mõtlema nendele vestlustele ja tegelikult olles vabatahtlik seltsiline saad sa ju ka endal hoida neid suhteid ja luua seda tähendusrikast mõttemaailma. Nii et vestlemine, suhted, millel on sisu, millel on uued teemad, avastused. Teine hästi oluline moment on, et kuidas me saame anda inimestele võimalust olla vajalik, panustada kuhugi. Ja üks asi on näiteks see, et ma võtan ja viin ta kontserdile või kutsungi ja toon selle eaka memme või taadi või erivajadusega inimese meie seltsimajja, meil on siin kontsert, siis nad istuvad ja kuulavad. Kindlasti on see parem kui see, et ta jääb koju. Aga hoopis teine tera on, kui te suudate leida kogukondlikult võimalusi, et nad saaksid ette valmistada seda kontsertit, et nad saaksid osa olla selle korraldamises. Kas või kavade voltimisel, sõltuvalt siis kellegi võimekusest. Näiteks ka kui teie kogukonnas asub hooldekodu, siis üks asi on käia seal lastega esinemas, aga palju suuremat muutust ja elukvaliteeti tagab see, kui vähemalt need inimesed, kes saavad välja sealt hoolekandeasutusest tulla teie seltsimajja näiteks ja seal midagi ise teha teie heaks, kogukonna heaks. Et see on see väärtus ja üksinda seltsilistel ongi seda keeruline leida, aga koos kogukonnaga on ju igasuguseid tegevusi, kuhu inimesed saaksid käe külge lüüa, mis siis, et nende tervis ei ole nii hea enam, aga midagi leiab ikka. Nii et olla vajalik, panustada. Ja kolmas tegur on olla osa kogukonnast, kuuluda kuhugi. Ehk et kui ma olen jäänud 4 seina vahele ja kellegile ma ei ole vajalik, siis kaob ka tunne, et ma kuulun kuhugi, aga see mõjutab väga palju inimese juba järgmisi mõtteid, vaimset tervist ja nii edasi, nii et see kuulumise võimalus on see, mida kogukonnad saaksid oma inimestele rohkem pakkuda. Nüüd on mul siin veel oluliselt esile toodud koos tegutsemine, et vabatahtlikud
oma inimeste toetamisel ei tee nende eest asju ära, vaid tehakse koos. Loomulikult vabatahtlikud seltsilised käivad jalutamas koos inimesega, käivad koos temaga poes ja nii edasi, nii et ühtlasi saame toetada ka siis inimese füüsilist tervist ja just seesama mõttetegevuse pakkumine, üheskoos mingite lauamängude mängimine, nii edasi, mõtete viimine stressilt ja igapäevastelt muremõtetelt ära aitab kindlasti ka selle vaimse tervise juurde, vaimsele tervisele kaasa. Ja siin on teil üks videolink, kus 31 minutit räägib Tiina Tambaum just sellest samast rollist ja nendest sotsiaalsetest tervisest ja aspektidest, et kes seda kuulanud ei ole, ta on meie seltsiliste jaoks selle ekstra teinud, et kindlasti kuulake, hästi palju häid mõtteid saab. Ja siin on mul ka veel kirjas, et ei dubleeri olemasolevaid sotsiaalteenuseid. Ja meie vabatahtlikud seltsilised siis 16 ja pluss, aga kogukonnas saab kindlasti kampa võtta ka nooremaid. Nii, Krista, liigume edasi, ma olen ajas lõhki. Küsimus, mida küsitakse kogu aeg, et kas kas meil on üldse vaja süsteemi, et meil on kogukondi, kes märkavad, meil on inimesi, kes aitavad oma naabrimemme ja nii edasi, et miks meil on vaja süsteemi? Alustame sellest, et kõik inimesed peaksid saama märgatud ja toetatud. Et on küll jah, aga süsteemi on vaja, et kõik inimesed, kes vajavad seltsilise toetust, saaks märgatud ja toetatud. Ja teine ja kolmas punkt siin, et vabatahtlikud ei satuks lõksu ja ei põleks läbi, on natukene omavahel seotud. Ehk et kui meil ei ole süsteemi ja me kedagi aitame, siis mis juhtub, kui te ei saa enam aidata? Teie elukorraldus muutub, te jääte haigeks, aga samas te teate ju, kui oluline selle inimese jaoks on, et ma tulen ja aitan teda. Ja oletegi lõksus, te ei saagi oma elu elada. Ja teine asi, mida meie tähele panime, et kuna see vajadus seltsilise järgi on nii suur, siis mingil hetkel vabatahtlikud avastavadki, et teda oodatakse üha enam, iga päev, mitu korda päevas. Palju sa siis jaksad? Seega vabatahtlikud vajavad toetust, vabatahtlikud vajavad endale asendajaid ja seda saab süsteemis pakkuda. Täna on nad omaette ja ongi oma murede ja probleemidega üksinda ja see tekitab vabatahtlikele lisapinget ja lõpuks ka läbipõlemist. Ja sellest ei ole ju tolku kellegil. Tagamaks turvaline inimeste toetamine ja turvalisuse all ma mõtlen ka seda, et ongi ühiskonnas teada ja aktsepteeritud laiemalt, et meil on sellised seltsilised, nad on teada sotsiaaltöötajatel, neil on olemas teatud tõendid, nad on ettevalmistatud, koolitatud ja me saame neid seetõttu ka usaldada ja teada, et see on turvaline viis inimestele abi pakkuda. Täna seda ei ole. Kontrolli, eks ju, et kas see on nüüd päris vabatahtlik või see on inimene, kes tahab eakat ära kasutada ja neid ärakasutamise lugusid teate te vist ise väga hästi, et neist ma ei hakka rääkima. Ja viimane punkt siin, et tuua kokku erinevaid osapooli ja ressursse, et üheskoos seda süsteemi luues on võimalik tõesti luua seda koostööd sotsiaaltöötaja, kogukondade, seltsiliste, erinevate asutuste vahel ja tuua seda lisaressurssi, et kui me ise üksikult aitame, siis tihtipeale need muud osapooled jäävad kõrvale. Nii, Krista, ma arvan, et ma hakkan vist lõpuni jõudma. Et me oleme kirjutanud ka ühe toreda käsiraamatu, mida on võimalik veebi kaudu vaadata ja on võimalik ka meie vabatahtlikud saavad kõik ka trükikujul selle. Krista juba rääkis, et meil on kodulehele koondatud hulgi materjale ja ma loodan, et siis kevadel või suvehakul me saame siia lisada ka sellise kogukondliku mudeli kirjelduse ja juhendid. Nii et vabandust, läksin üle, aga ma nüüd lõpetan. Vist on järgmine slaid juba järgmise inimese oma. Sul ei ole mikrofon sees, Krista. Nii, et ja see oli selline väikene esmane nagu ülevaade, et aitäh Eha sulle selle eest. Ja tõepoolest olge head, et kui nüüd Eha suhtes tekkis ka mõni küsimus või selline märkamine, et siis pange see ka kindlasti nagu kirja või on kohe nagu tahetakse küsida, siis me saame ka kohe vastata. Et praegu ma vist siin chatis otseselt küsimust nagu ei näe nagu teema kohta, aga eks need võivad ka veel edaspidi nagu tulla.
Aga nüüd me saame edasi minna siis meie näidete juurde, et üks on selline teoreetiline baas, et ja mis projektis toimub, aga teine on need praktilised, mis kohtade peal juba on ette võetud ja mida on juba tehtud. Ja järgmisena ma siis tutvustan teile Helenit, Helen Metsmaa, kes on Kagu-Eesti koordinaator. Tema siis hõlmab 3 maakonda, kuid enne koordinaatoriks saamist osales siis Kagu-Eestiga piloottegevuses ja meil oli seal partneriks mittetulundusühing Maana, mille liikmeks ka Helen on ja Helen nüüd jagabki sellist Maana kogemust, et kuidas siis selliseid inimesi aidata ja kuidas seltsiliste tegevus on siis Lõuna-Eesti kandis toimunud. Nii et ole hea, Helen, nüüd sa saad ise jagada ja selline 10 minutit on sinu lava. Aitäh, Krista, ja tere kõigile. Kohe näete slaide, ma jagan ekraani teiega. Ja nii nagu Krista ütles, siis pilootprojektis oktoobrist 2018 kuni aprillini 2020 oli siis MTÜ Maana kodukandi partneriks selles pilootprojektis. Seda pikka nime ma ei hakka teile enam ütleme suupäraselt vabatahtlik seltsiline. Hästi lühidalt Maana taustast, et mina olen üks Maana asutajaliige ja juhatuse liige, et Maana on asutatud aastal 2013, me tegutseme Võru maakonnas, Osulas. Meil on hästi pikaajaline kogemus erivajadustega inimestega töötamisel. Meil on väga mitmeid koostööpartnereid, nii kogukondlikke ühendusi kui Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, et kohalikud omavalitsused, meie piirkonna omad. Meie tegevus on selline kogukonna vajadusi arvestav tegevus ja me ei ole, samas me oleme natukene omapärased, selles mõtte mitte omapärased halvas mõttes, vaid pigem heas mõttes, et meie tegeleme just sotsiaalsete probleemide lahendamisega, et kõiksugused erinevad teenused on siis meilt näiteks seal, ma ei tea, puude riite ladumine ja võsa trimmerdamine ja heki lõikamine. Ja meil on hästi lojaalne ja püsiv personal, kes on koolitatud, kes on väga toredad inimesed, et see on meie väga suur väärtus. Aga kui me nüüd tänase teema juurde lähme, siis mis oli Maana roll selles pilootprojektis? Me olime sotsiaalpartneriks külaliikumisele Kodukant. Ja üks Maana ülesannetest oli koordinaatori leidmine Võru ja Põlvamaale. Ja kui see koordinaator oli leitud, siis oli Maana see, kes toetas koordinaatorit erinevates tegevustes, ehk siis aitasime leida abivajajaid, aitasime leida vabatahtlikke, andsime projekti osas tagasisidet kõikidele osapooltele. Abistasime koordinaatorit vabatahtlikele suunatud arengupäevade korraldamisel ja pärast pilootprojekti lõppu siis ka avalikkust teavitasime nendest projekti tulemustest ja nendest kogemustest, mis selle projekti jooksul saadi. Kui siin Eha juba natukene puudutas erivajadust ja ütles, et meie projektis ei ole vajalik ei ole erivajadus see, et sul peab olema määratud puue või sul peab olema paberi peal midagi kirjas. Küll ka see võib olla, aga erivajadus tegelikult on see, mille tingib vajadus muuta ja kohandada keskkonda ja tegevusi, et tagada inimesele maksimaalne iseseisev toimetulek ja tema maksimaalsed võimalused arenguks. Et võivad olla küll psüühikahäire, kuulmislangus, nägemispuue, füüsiline puue, samas võib erivajaduseks lugeda ka mingisugust ajutist, kas traumat või midagi taolist, ehk siis see ei pea olema paberi peal kirja pandud puue ja sellest me ka pilootprojektis lähtusime. Ja nii on see ka praeguses projektis. Et kui me räägime erivajadusega inimestest, siis mis on need murekohad või need väljakutsed, et
nüüd ma ilmselt ei räägi mitte ainult Võrumaast ja Põlvamaast, vaid see on murekohaks ilmselt üle Eesti. Ehk siis erivajadustega inimesi on tegelikult üsna suur arv. Meie kogukonnas on see arv päris suur. Erivajadusega inimeste puhul võime rääkida sellest, et neil on väga vähene hõivatus. Nende tegevusvaldkonnad on piiratud. Neil on sageli madal enesehinnang. Nad on sotsiaalses isolatsioonis, neil on väike suhtlusringkond. Võib välja tuua ka sotsiaalse tõrjutuse, mis ei pruugi küll kõikide kohta kehtida, aga võib. Ja välja saab tuua ka nende vaimse tervise halvenemise seoses töö ja eneseteostuse võimaluste vähesusega, et neid asju me nägime tänu sellele, et miks ma sellest nagu siinkohal räägin, ongi see, et kuna Maana osutab juba aastast 2017 Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Töötukassale küll hiljem alustasime, aga kaitstud tööteenust, ehk siis meie juures käivadki erivajadusega inimesed, kus nad siis juhendaja käe all saavad teha neile meelepäraseid tegevusi, mida nad oskavad ja kindlasti juurde õppida ka uusi oskusi. Ja see on üks selles mõttes tore võimalus neile, et see on koht, kus nad saavad uusi tutvusi, uusi inimesi kohata ja nendega suhelda. Kui rääkida vabatahtlikust seltsilisest erivajadusega inimesele, siis kõigepealt võib tekkida selline võib-olla tõrge, nimetaks seda, või selline kohmetus, et ma ei tea, mis see erivajadus on ja ma ei tea, kas ma saan hakkama või nagu vabatahtliku poolt, et võib-olla kardetakse neid inimesi pisut. Selle kartuse ja selle kohmetuse ma tõmbaksin kohe teil nagu maha, et see ei ole põhjus ja asi, mida karta, et nad on tegelikult äärmiselt toredad inimesed. Erivajadusega inimese, mis on nende vajadus? Nende vajadused on need, et keegi neid kuulaks, keegi neid juhendaks, toetaks, neid motiveeriks, ütleks, et jah, sa saad hakkama, et võib-olla täna tuli natukene, ma ei tea, see kriip siin vildakas, aga homme tuleb sul kindlasti juba väga sirge ja see on väga hästi kõik, millega sa oled hakkama saanud. Et keegi neist abistaks erinevates tegevustes, ametiasutustes, näiteks arvuti kasutamisel, kus iganes, see valdkond on väga lai ja põhiline, nii nagu Eha ka välja tõi, et tegelikult on usaldus. Et erivajadusega inimesed, nii nagu kõik, me tahame, et meid usaldatakse. Ja see on ka kõige tähtsam. Ehk siis, kui see usaldus on tekkinud, siis see suhe läheb ja läheb edasi, ta läheb järjest toredamaks ja täna meie juures me võime öelda Maanas, kes on inimesed käinud teenusel ja võib-olla see teenus ametlikult paberi peal on lõppenud, nad suhtlevad meiega edasi, nad käivad meie juures just sellepärast, et saaks kellegagi rääkida ja neil oleks mingisugune tegevus. Ja mis on selle vabatahtliku seltsilise tegevuse tulemus, on siis see, et erivajadustega inimestel, mitte ainult muidugi, ka kõikidel võib-olla, et tekivad uued oskused. Nad saavad juurde suurel määral enesekindlust ja neil tekib suhtlemisjulgus. Nad ei häbene ennast enam, nad ei karda, nad julgevad inimestega suhelda. Samas võib olla ka niimoodi, et erivajadusega inimene, meie näide on see, et erivajadusega inimene võib ka ise olla vabatahtlikuks seltsiliseks. Ehk siis Maanas on kogemus selle kohta, kuidas meie teenusel olev erivajadusega inimene hakkas seltsiliseks ühele üksikule eakale ja nad sobisid imehästi. See suhe täiendas mõlemat poolt, et koos tehti süüa, koos käidi kõndimas, et äärmiselt tore suhe oli see. Mida selle pilootprojekti jooksul üldse vabatahtlikud tegid, et nad käisid seltsilisteks nii inimeste juures kodudes kui ka hoolekandeasutustes. Ja peamiseks tegevuseks muidugi oli vestlemine ja jutu rääkimine, aga ka jalutamine, raamatute ajalehtede toomine ja ettelugemine vajadusel. Koos tehti süüa, vabatahtlik seltsiline aitas inimesel siis arsti juures või poes käia. Koos külastati kultuuriüritusi, käidi kinos.
Ja üks oluline eakamatele inimestele oluline tegevus käia lähedaste kalmudel. Ja kui siin oli juttu sellest, et neid tegevusi teha koos, siis see on kalmu korrastamine on üks tegevus, mida imetabaselt hästi saab koos teha. Kuidas Maana need vabatahtlikud leidis? Ma pean ütlema muidugi, et Maana ei leidnud kõiki vabatahtlikud ise, ekskoordinaator leidis ka, aga meil oli väga-väga suur abi, oligi just kogukondadest ja vabaühendustest, sest sealt tulid toredad inimesed, kes panustasid täiega seltsilise tegevusse. Muidugi toimisid ka erinevad teavitused ja artiklid kohalikes lehtedes ja me erinevatel üritustel käisime ja tutvustasime seda pilootprojekti, aga üldiselt oli niimoodi, et kõige paremini liikus info ikkagi nagu inimeselt inimesele, et kooliõpilased on öelnud, et nemad said info oma koolist, infot saadi ka kohalikult omavalitsuselt, aga jah, hästi palju saadi sõbralt tuttavalt ja pilootprojekti põhjal võib öelda, et kogu vabatahtlike seltsiliste hulgast siis 65% vabatahtlikest tuligi projekti just läbi isikliku kontakti ja sellepärast on imetore, et teid on täna siin nii palju ja et me saame kõikide teiega seda teemat jagada, aga see viimane slaid on selline tore slaid, et hea kuulaja, et kui sa siin meie webinaril oled, et sa saad anda oma panuse, et sa saad jagada infot oma kogukonnas ja te saate tulla vabatahtlikeks seltsiliseks meie projekti, sest koos on igal juhul toredam ja kindlam olla. Aitäh, minul poolt kõik. Ja aitäh siis Helen selle eest. Ja tõepoolest, et kui siit Heleni jutust midagi nagu üles, mis ka minule nagu kõrvu jäi, oli see väga tore, et kui EHA tõi välja nagu eakad inimesed esialgu, et siis tõepoolest see teine sihtrühm erivajadustega inimesed, et nad nagu võrdselt on pildil ja tõepoolest võib ka esialgu sellest inimesest, kelle juures seltsiline käib, kujuneda tegelikult ise tulevikus seltsiline jälle kellegi teise jaoks. Nii et see julgustamine, inimeste märkamine võimaldab tal olla ikkagi kauem aktiivne ja panustada ka ise, nii-öelda kui teda on aidatud, siis ta on valmis ka ise teisi aitama ja võib-olla on üks selline kogukonna lähenemise selliseid tulemusi ka see, et kui esialgu tundub, et need inimesed peaksid võib-olla kohe kiiresti minema omavalitsuse sotsiaalteenuste peale, siis meie kogemus piloodis on näidanud, et see lükkub edasi ja see on ju tegelikult kõigile kasulik, et inimesed kogukonnas saavad edasi toimetada ja tunda ennast seal hästi, et ta ei pea kodust ära minema ja tema ümber on inimesed ja on turvaline nagu keskkond. Nüüd edasi me läheme siis tänase päeva juurde, et kuigi Maana toimetab meie partnerina edasi ja me kindlasti hea meelega ka ootame teie hulgast kodanikeühendusi endaga liituma ja olema meile samasuguseks partneriks, nagu on Maana, et siis me läheme nüüd edasi nende näidete juurde, mis siis on juba täna nagu edasi liikunud. Ja ma hea meelega siin näen, et Andres on ennast juba valmis pannud, et minu käest on tihti küsitud, et okei, et te nii särasilmselt siin räägite, et need vabatahtlikud seltsilised ja et me ei usu, et selliseid inimesi olemas on, kes lähevad heast peast eaka inimese juurde või erivajadusega inimese juurde lihtsalt appi midagi tegema, et meie ei usu. Aga nüüd ongi võimalik siis meil kõigil siin kuni 7 minuti jooksul ühte näidet kuulata, et Andres, noor inimene Pärnumaalt, et kuidas sinust sai seltsiline, mida sa teed ja mis see sulle on andnud, et olla nagu siis teisele inimesele toeks. Et sinu lava. Ja, aitäh, Krista. Tere kõigile. Et nagu Krista ütles, et olen Andres Pärnumaalt ja räägin siis lühidalt oma kogemusloo, et kuidas ja miks minul sai seltsiline ning mida ma soovitan neile, kes võiksid seltsilised olla. Minu lugu algab vanaema naabrimehega. Ma käin küllaltki tihti vanaemal külas ja tema naaber Urmas, keda ma olen juba teadnud poisipõlvest alates, vajas abi. Urmas ei ole küll vanuse järgi nii vana, et kes peaks abi vajama,
aga mõned aastad tagasi oli tal insult. Peale seda ta enam ise iga kord oma toimetamisega kahjuks hakkama ei saanud. Ennem insulti tegi ta metsatööd ja oli niisugune napsumees ja sellega seoses ta ei ole kunagi omal autojuhi lube teinud. Et ühesõnaga tal liikumisvõimalust endal ei olnud, bussipeatus on tal paari kilomeetri kaugusel ja ütleme, et tema siis põhivahend oli jalgratas, aga peale insulti, et ei ole talle võimalik isegi enam sellega sõita. Ja kuna ma käin seal üpris tihti ja siis ma sõitsin ikka mööda ja siis ma käisin küsimas, et kuule Urmas, et kuidas sul siin läheb ja tal oli täitsa kohe hädas oli endaga. See oli mõnda aega ennem, kui ma kuulsin üldse vabatahtliku seltsise projektist. Aga kui ma sellest projektist kuulsin, siis rääkisin Urmasele ja tegime asja nõnda öelda ametlikuks. Minul annab see võimalus oma kogemustest ka teistele rääkida ja aidata teisi inimesi, kes tahavad seltsiliseks hakata. Et tõesti, et kuna ma ise olen seda paar aastat teinud, et ma näen, et kui vajalik see töö on ja sellised inimesed kui Urmas, et tegelikult on ju meil ju päris palju. Urmase juures ma käin vähemalt korra nädalas, istume ja arutame maailma asju. Kui tal on vaja linnas poes või arsti juures käia, siis teeme seda minu autoga. Kuna ta interneti ka ei kasuta, siis korra kuus võtan arvuti kaasa ja teeme ka vajalikud toimingud internetis ära. Esimesel aastal peale insulti oli rohkem ringi sõitmist, et nüüd ta on juba natuke rohkem ise taastunud. Ja seoses sellega oligi, me mõtlesime, et ma seal, esimesed aastad ma käisin tihedamini, aga et ma iga kord ei peaks tulema, siis mõtlesime, et istusime Urmasega maha ja mõtlesime, et kuidas ta hädavajalikud käigud saab ise ära teha. Ja jõudsime järeldusele, et tal on ikkagi rattaid alla vaja, et kas või bussipeatusse saada. Ja kuna ta tervise tõttu tal tasakaaluhäired ja ta ei saa isegi jalgrattaga sõita, siis valisime talle väikse ATV järelkäruga välja ja õpetasime ATV-ga sõitma, et nüüd ta vähemalt lähimas poest saab ise ära käia, et sõidab ATV-ga bussi peale ja käib ära. Ja õnneks, et kodused toimetused ka, et ta ikkagi enamus saab ise tehtud, aga kui on selliseid nagu raskemaid töid vaja teha, et siis ma ikka olen tal abis. Et näiteks eelmine nädalavahetus, et kuna ta on ka paar mesitaru on tal ja siis mesilasi peab, et siis näiteks mesitaru liigutasime uutele kohtadele. Minul isiklikult pakub suurt rõõmu, kui ma näen, et näiteks kui ma näen, kuidas Urmas elu kvaliteet on selle paari aastaga paranenud ja ta on ise nagu sellist nagu ta rõõmsam ja ise nagu tegutsemist indu rohkem täis, et võttisin talvelisega ette, et hakkas omal vaikselt koduseid remonti tegema, mida ta ütleme viimase 30 aasta jooksul teinud ei ole. Ja ma tahan siia lõpupoole lisada paar soovitust inimestele, kes tahavad seltsiliseks hakata. Esiteks, kui sa tead kedagi, kes vajaks abi, kas siis mõni naabritädi või inimene vabatahtliku programmi kaudu, siis kõigepealt mine ja lihtsalt räägi temaga. Ja alles siis, et kui teil omavahel nagu klapib, et siis tehke edaspidiseid plaane. Ja teiseks, mis ma tahan ka kindlasti öelda, et kui see inimesega teil juba klapib ja seal edaspidise plaane nii-öelda teete, et siis kindlasti pange ka üksteise jaoks nagu nii-öelda piirid paika või raamid nii-öelda, et näiteks, et lepite kokku, et kolmapäeviti käid sinu juures, kolmapäeviti siis võtad need, mida sa teete, et muidu võib juhtuda selline asi, et lihtsalt tead, võib-olla mõni vanem inimene hakkab iga päev helistama ja siis sul enda elu lööb sassi. Ja kui sa kindlasti soovitan ka teiste seltsiliste käest nõu küsida, et kui sa soovid selle asjaga nagu pihta hakata, et selle jaoks see projekt siin on loodud. Ja siis minu poolt kõik selle koha pealt. Et kui küsimusi on või keegi tahab midagi pärast minu käest küsida, siis küsida Krista käest kontakti ja aitab midagi pidi. Aitäh teile! Ja aitäh, et hästi niisugune kiire ülevaade kohe sellest seltsiliste nagu tegevusest, aga et üks jällegi mõte, mis ma Andres sinu pealt praegu üles noppisin, oli see, et sa seltsilisena nagu märkasid seda, et Urmase nagu elukvaliteet läks paremaks või et ta ise tahtis juba hakata midagi tegema, et see ka ehk on üks selline seltsilise suur roll,
et olles kõrval, julgustades inimest, tekib tal endal tegelikult võib tekkida tagasi uuesti selline tahe midagi enda elus nagu ette võtta või ise seda elu korraldada. Et ma saan aru, et Urmasel seda oma pere lähedal ei ole, et ja see ongi see, mis tihti nagu tegelikult selle inimese nagu alla tõmbab või teda isolatsiooni nagu jätab, et ei ole nagu seda julgustajat, et see seltsiline on siis julgustaja, jah. Just täpselt, et ka näiteks, et tema nagu, no kas või seda, kui seda remonti hakkas tegema, siis ütles, et issand jumal, et kuidas ma saan, et ei jõua ja raha ei ole ja midagi ei ole. Ja siis ma ütlesin, aga võta lihtsalt esimene sein, saab järgmise sein ära, ja siis vaata edasi, mis saab. Ja sealt see asi nagu pihta hakkaski igatahes. Ja teine, mis sa mainisid, oli see, et teiste seltsilistega koos. Et tõepoolest, et kui on olemas selline juba seltsiliste ring, eks ju, et siis need omavahelised ka suhtlemised, kogemuste jagamised, teinekord ka koos teemade läbi arutamised on ka siis sulle andnud sellist tugevust, et selle tegevusega nagu jätkata. Sain ma nii aru? Ja. Ma olen ka käinud ju, olen suhtlenud teiste inimestega ja tähendab, ma võtaks hea meelega veel kellegi juurde, kelle juures käia, aga kahjuks mulle endal ei ole selles suhtes praegu võimalus seda teha, aga ma teisi seltsilisi väga hea meelega aitaks. Nii et ühest seltsilisest võib sa kasvada välja ka teiste seltsiliste toetaja. See, mida Eha nagu mainis, et üks asi on teha asju õhinapõhiselt, aga teine on, et kui on nagu selline toetav süsteem, et see siis aitab nii kogukonnal tegelikult toimetada ja ka sellel seltsilisel kogukonna sees. Ma küsin ühe küsimuse su käest siin praegu enne, et minu käest on enne ka küsitud seda, et miks ma peaksin olema nüüd selle seltsilise märgiga, et see vabatahtliku seltsilise märk, et meie kogukonnas ju paljud inimesed niikuinii käivad teisi inimesi aitamas ja tegemas, et mida see nagu selline vabatahtliku seltsilise siis nagu selline märk või see nagu annab nagu juurde, eks ju, et mitte et ära võtaks, aga et on see nagu oluline olnud või on see nagu sinu jaoks ka oluline, et just see vabatahtlik seltsiline, et mis seda nagu eristab? Oskad sa mõne asja öelda? Esiteks see, et ma saan siis oma kohtuda ühesõnaga samasuguste inimestega, kes mõtlevad nagu mina, eks ju, kellel ka enda mõtted edasi anda. Ja teiseks ka seda, nagu Eha ennem ütles, et kui peaks olema näiteks minuga, et kui mina näiteks, ma ei tea, lähen reisile, kuhu tööreisile olen kuu aega ära, eks ju, siis ma saan nagu kellelegi öelda, et kuule, et aga näete, mul on seal see Urmas, eks ju, et mine siis käi sina seekord ära. Et see on ikkagi niisugune võrgustikule panna tuge. Krista, kas ma võin ka vastata? Muidugi. Kuna mina ka olen vabatahtlik seltsiline, nagu ütlesin, täna just kohtusin oma pimeda härraga, keda ma ei olnud tükk aega näinud. Kui mina ei oleks süsteemis olnud, siis mina oleks lõksus olnud, sest kuskil, kui ma olin aasta olnud tema juures, siis tekkiski selline tunne, et kas ma nüüd jäängi, aga ma ju ei jaksa, mul hakkasid uued tööd ja et kas see ongi nüüd igavesti. Ja siis ma sain nagu hiiega rääkida, vaatasime teisi seltsilisi ja me koos leidsime siis uued seltsilised. Ja täna ma näen, et ka need uued seltsilised hakkavad väsima ja tegelikult on meil vaja järgmist leida, ehk et ilma süsteemita sa oledki lõksus. Ja võib-olla siit veel see nagu selle Andrese ploki lõpuks, et miks on võib-olla selline hea olla selles süsteemis, kui me räägime vabatahtlik seltsiline kui süsteem, on just see ka usaldusväärsus, et me teame, millised inimesed, kelle juures nagu käivad, et välistada siis neid kõige suuremaid hirmusid, et oleks nendes väärkasutust, eks ju, selle erivajadusega eaka inimese suhtes. Ei ole ilus küll nimesid öelda, aga sellest vist on juba saanud selline märksõna, et meil ei oleks liishaaveleid või meil ei oleks siis nii-öelda see raha väljapetjaid, eks ju, et sellepärast on ka võib-olla selline, et miks me kutsume ka kogukondi just selle vabatahtliku seltsilise süsteemiga, need, kes liituma on just see, et tagada ka see turvalisus siis nii selle abisaaja jaoks kui ka teda ümbritseva perekonna ja ka omavalitsuse jaoks, et me teame, kes need inimesed meie nii-öelda abisaajate juures nagu käivad. Aga aitäh, Andres. Ma küsin nüüd, et kas on olemas meil siin kuskil Tiina Kadjastest. Jaa, tere Tiina.
tere, olen täitsa olemas. Ja et kui Mul ikka jääda. et kui Andres oli nüüd tore näide, et ta on ise seltsiline, siis Tiinal me oleme palunud just nüüd edasi minnes sinna, et natukene selline näide, et Kadjaste kogukond, mis on siis Pärnumaal, ka Pärnumaa näide, et kuidas siis sellest üksikust seltsilisest siis natukene laiem selline kogukondlik printsiip tekib ja mida siis on Kadjaste praegu teinud, et millisel viisil nad toimetavad. Ja Tiina, et nüüd on siis sinu selline 7 minutit lava, et siis saad rääkida, kuidas te teete. Ja veel kord tere kõigile. Et mina olen Tiina ja siit Pärnumaalt. Ma olen ka Pärnumaa kodukandis ja osalesime ka selles pilootprojektis Pärnumaa kodukandiga ja ma olin ka pilootprojektis, olin ma ise vabatahtlikuks seltsiliseks. Aga ja sealt siis nagu hakkaski välja kasvama selline olukord, et need nagu vaba või tähendab neid külainimesi, kuna see küla on meil ikkagi selline hajaasustusega ja et me rohkem nagu märkaksime, siis tegelikult juba enne seda pilootprojekti me hoidsime ju tegelikult üksteisel silma peal ja me suhtlesime ja kuna meil on ka külakeskus, käisid nad seal võib-olla niimoodi aastas paar korda koos, ütleme sellist tähtsamatel üritustel, aga seoses selle pilootprojektiga, kui ma hakkasin selle vabatahtlikuks, siis me nagu võtsin, ma ei ütle, ma võtsin seda asja tõsisemalt, sest kuna seda vabatahtlikku tegevust on tehtud juba ju nagunii kogu aeg. Aga siis me nagu hakkasime laiemalt vaatama ja rääkisin inimestega, kes olid nagu üksikud ja tegelikult sellest koorus meile välja selline väga tore üritus nagu ja see ettepanek tuli nende, ma ütleks, et abivajajate poolt, aga nende eakate inimeste poolt. Kuna meil on see külamaja, siis nad tegid ettepaneku, et kuule Tiina, et mis sa seal käid siis nüüd niimoodi talusse, et nagu nii käid, aga et võiksime ka vahest kokku saada, et ütleme siis need abivajajad ja need seltsilised, kuna meil nagu ruumid on olemas ja kõik ja siis me hakkasimegi juba pilootprojekti ajal, hakkasime me käima koos Kadjaste Vaba Aja Keskuses kord kuus. Me panime ühe kindla päeva paika, me panime ühe kindla kellaaja paika ja mina siis nagu otsisin selliseid, ma ei ütleks, et tegevusi, aga alguses ikkagi sai kutsutud ka nagu inimesi esinema, et räägivad, kes rääkis oma tööst ja tegemistest. Ja siis 4-5 kord oli selline koosolemine meil ära olnud ja siis nad ütlesid, et tead Tiina ära kutsud, me tahame lihtsalt omavahel olla, me tahame omavahel rääkida ja lobiseda ja siis sealt pilootprojekti ajas siis nagu kasvaski meil selline kogukondlik kooskäimine. 6 korra me käime koos, me arutame neid probleeme, mis meil on nagu tekkinud, me paneme paika, kes läheb vahest linna, kes saab kellegi kaasa võtta, kes läheb Vändrasse poodi, mida iganes, sest ega meil oma seda kohalikku poodi ei ole, meil on ainult Vändrast 10 kilomeetrit. Me paneme siis need asjad paika, kes hakkab kuskile minema, anname telefoninumbrid, nad ise siis omavahel nagu suhtlevad. Ja tegelikult sellest on kasvanud nagu selline huvitav kooskäimine nagu välja. Ja kuna meil on ka nagu külasaun, siis meie eakad tahavad ka saunas käia. Et aga nagu me teame, et nendel vanematel inimestel on see lava peale minek on raske ja kehva ja hea selja pesemine. Ja me oleme ka leidnud sellised, ütleme, vabatahtlikud siis, kes käivad koos nende eakate inimestega saunas, aitavad lava peal, aitavad lava pealt maha, kui on vaja, määrivad selga. Ja need, ütleme, kes nagu ise inimesed, kes suudavad, käivad, pesevad ja on vaja lihtsalt nagu transpordiga abi, siis me ka teeme ka seda, toome neid sauna ja viime tagasi koju ilusate ilmadega, nad jalutavad ise siin võib-olla mõne inimene paar kilomeetrit peale sauna, viime nad koju. Ja niimoodi me siin teeme ja toimetame, et ma olen tähendab, kõik on nagu ütleme siis ametlikult vormistatud, aga tegelikult see vabatahtlik tegevus ja see käib ju nagu maal,
ta käib ju kogu aeg, kes aitab keda ja kes vaatab keda, et kas tal ikka nüüd täna õhtul tuli põles ja kui ei põlenud, siis läheb tund aega hiljem vaatama, et kas ta ikka on, et noh, ütleme selline nagu naabrivalve põhimõttega on kah ikkagi sinna maal elamine. Aga need seltsilised meie kogukonnas on praegu 3 vabatahtlikku ja 6 seltsili või 6 abivajajat. Et noh, meil on selline ajaasustusega, siis meil peavad olema nagu ühes küla otsas ja teises küla otsas ja siis küla keskel ka veel keegi. Aga sellest on meil nagu kasvanud ja nad tulevad ja nad saavad oma probleeme rääkida ja olla ja tõesti nad ei vajagi nagu ütleme sellist mingit ergutamist, nad lihtsalt tulevad, nad istuvad vahest 3-4 tundi, saavad kõik need maailma asjad ära arutatud ja siis, kui oli see aeg, kui me ei võinud nagu kokku saada, siis nad ikka helistasid ja ütlesid, et jumal küll, et millal see aeg juba lõpeb, et tahaks ikka jälle minna ja kokku saada. Niimoodi on meie kogukonnas sellised lood. Ja Tiina, et aitäh, et selline väikese kogukonna väike lugu, aga mida mina siit panen nagu nii-öelda märkamiseks on just see, et kui algselt võib-olla on need tegevused nii, et seltsiline läheb abisaajate koju, siis mingil hetkel koos seltsilisega tulebki inimene kodust välja ja tekib nagu selline koos käimine, mida ju Eha ka just mainis, et mis on kogukonna kõige suurem roll, see, et tuua inimesed tagasi kodust välja ja tuua ja võimaldada neil olla nagu teistega koos, et see tihti kodujääjal inimesel on väga raske üksinda kodust välja tulla. Sest meil on, ütleme, nagu kõige kaugem siit, kui nüüd võtan on ju, kas on äkki 8 kilomeetri kaugusel ja siis vahest ta oleneb tervisest, vahest ta suudab nagu ise, ütleme, suvisel perioodil ja niimoodi autoga sõita ja siis ta tulebki mööda seda suurt maantee äärde, siis korjab need memmekesed peale, teine, kes sõidab, läheb teist ringi, vahest lähen, ma toon ise mõne kohale ja tähendab, kes nagu soovivad, saavad alati kohale tulla, et me teeme sellised ja siis vaatame, kes kelle koju pärast viib või niimoodi, et meil ei ole, et näed, et mina nüüd ei tule või ma ei võta sind auto peale, me oleme kõik nagu hästi selline üksmeelel. Et aitäh, et selline tore pisikene lugu ja samamoodi on ka Kadjaste siis kogukond Pärnumaa osas ka selliseks partneriks seltsiliste tegevusele, et ja meie siis omakorda saame jällegi toetada seda kogukonda ka, et kuidas selle teemaga tegeleda, nii nagu siis Eha ju mainis, et ka sellised läbimõtlemised ja et kuidas me teeme ja algselt toimubki see niisugune tore, see katse-eksituse meetodil, eks ju, nagu Tiina siin ju rääkiski, eks ju. Ja tegelikult ikkagi see koos käimine ikkagi nagu see, ütleme, algselt tuli nagu nende abivajajate poolt, et mis sa nüüd käid kodus, lähme saame kuskil kokku, istume, joome tassi teed, sööme mõne küpsise, nüüd see kevadine aeg tuleb, siis kindlasti tulevad naisterahvad, tulevad oma lille, istikute nende kastidega, siis hakkab see taimede pikeerimine ja kes kellele mingid taimed saavad, nii nagu meil eelmine aasta see oli. Et kuule, sul on see sort ja mul on see sort ja nüüd vahetame ja et lisandub selliseid aktiivseid nagu tegevusi, mis ongi see peamine ju nii nagu on, et toetada siis inimeste sellist sotsiaalset ja vaimset heaolu. See ongi see meie ühine nagu soov. Nii, aitäh Tiina sulle. Aga ma soovitan ka teistel kogukondadel võtta selline asi ette. Sinu soovitused ka. Jah, et kellel ikkagi on võimalus ja ega siis ei pea ta olema ju, eks see kokku käimise korrad olenevad ju inimeste soovist ja tahtmisest ja sellest, aga tegelikult ta näitusest toob need inimesed kokku ja kuna ikkagi siin, ütleme, meie üldse maapiirkonnas on ju nagu, ütleme, selline, kipuvad ju vanemad inimesed olema ja siis, kui mina nagu, kes ma olen tegelikult siia sisse rännanud ja kui ma kuulan, kuidas nad räägivad neid endiseid, neid koloosi aegu ja meenutavad, milliseid asju sai noorest peast tehtud ja tegelikult see on väga lahe. Et ka see põlvkondade, mis nii-öelda kohamälu läheb ka edasi, eks ju, ja korda seltsilised saavad nendest palju õppida, eriti kui seltsilisteks on noorem põlvkond, eks ju, et kuidas. Ja ongi nii, jah. Täitsa huviga kuulad, et mis siis oli ja kus mis oli ja niimoodi. Ja väga hea, et
et nende väiksemate lugude juurde on kindlasti ka linnades asumite lood, raamatukogude lood, nii et tegelikult neid lugusid on nagu rohkem, et täna meil olid need lood. Aga nüüd ma tahaksin tõesti jõuda sinna, et vaatame, et kas meil on mingisugused küsimused chati tekkinud või on keegi, kes teist siin kuulab, tekkinud mingi küsimus nüüd seoses sellega, või mõte, et kogukond ja siis sotsiaaltegevused ja vabatahtlikud nende hulgas, et nüüd on niisugune tore tagasipeegeldamise aeg, et Inga, kas sa vaatasid, mis küsimused meil chatis on? Chatis ei ole meil otseselt küsimust, aga on öeldud, et vabatahtlike seltsiliste või vabatahtlike tegevus on killustunud, et kuidas toetada sellist ühist infovahetust. Aga see on võib-olla tuleviku arenduse teema rohkem kui see sinu küsimus, et kas me sotsiaalvaldkonnas saame kuidagi vabatahtlikke paremini kaasata. Aga ma võin ka paari sõnaga võib-olla lihtsalt kommenteerida seda, et võib-olla ongi tõesti see sotsiaalvaldkonna vabatahtlikkus on nagu nii-öelda ühest küljest vana teema, aga teisest küljest natukene selline uus teema ja võib-olla tõesti on ju teada ka, et on erinevaid algatusi ka selles luunus, et on jututajad ja on telefoni vabatahtlikud ja meil on Helpifik, eks ju, kes on suur võrgustik ja meil on Punane Rist, eks ju, et on neid erinevaid süsteeme, aga see ei tähenda seda, et nad omavahel kuidagi nagu konkurentsis oleksid, vaid pigem ongi see, et tõenäoliselt nad ühel hetkel selginevad, teevad paremini omavahel koostööd ja eks siis ole ka meie selline üks ambitsiooni või väljakutse on see, et kui me kõik väga hästi teame, et kes on vabatahtlikud abipolitseinikud, et meil ei tekigi muud küsimus, me teame, et nad on tugisüsteem siis politseile või vabatahtlikud päästjad, kes on tugisüsteem päästetegevuste juurde, siis vabatahtlik seltsiline on siis tugisüsteem sotsiaalteenuste juurde, et ta ongi tugi ja me siis kõik tulevikus teame, et kui öeldakse, et vabatahtlik seltsiline, siis me teame, et nemad toimetavad sotsiaalvaldkonna juures. Aga tõepoolest on natukene selline erinevad mudelid, erinevad variandid, aga eelkõige on ju tegelikult tähtis see, et abisaaja saaks selle abi, mida ta nagu vajab, et sinnapoole peame me nagu kõik ka püüdlema. Nii, aga võib-olla tõesti teie hulgast, et on keegi, kes oma siis nüüd, kui ta nüüd kuulas nii EHA juttu kui siis ka siin teiste juttu, et mõni selline kommentaar või siis küsimine või märkamine just, et siis palun. Olge julged. No mina võin kommenteerida nii palju, et mulle lihtsalt tundub, et ma olen seda asja juba natuke teinud ilma, et ma oleks selle vabatahtliku seltsilise asjaga nagu seotud. Aga jah, see on hea algatus. Aga kui nüüd praegu kuulata, et meil on siin ka olemas inimesed nagu Tallinna koordinaator, et kui nüüd mõelda selle süsteemi peale, et kas võiks nagu ühendust võtta ja mõtled, kuidas seda saab kuidas seda edasi saab teha. See oli Kadri-Liisa, jah, kes meiga rääkis. Kadri-Liisa, jah. Teine jaoks ma võin uurida lihtsalt, et kuna ma olen netist lugesin neid materjale, et ilmselt jah, peaks enne mingi koolitusi ilmselt võib-olla läbi tegema või ma ei kujuta ette, et nagu endale nagu selgeks teha, et kuna see, kelle juures ma käisin, see inimene, et ta osutus väga raskeks kliendiks ja väga raskeks nagu kuidagi, et kuna ta on erivajadusega ja väga nagu et keeruline klient. Mina olen Kristina Tallinna koordinaator, kas ma tohin ka korra öelda ühe mõtte? Ikka. Kadri-Liisa kindlasti tegelikult juba mind natuke teab ja kindlasti julgustan siis ka rääkima pärast tänast kohtumist ja homme meil on ka vabatahtlike seltsiliste kogemuskohvik Tallinnas, et kes tunneb, et soovib ühineda, siis kindlasti saab mulle ka teada anda veel täna. Ja
meie üheks sooviks ongi see ja teie käest nagu luba küsides, et meil ongi siin ka täna siis piirkondlikud koordinaatorid. Kohe varsti me jõuame ka nende teemade juurde, et kuidas me saame teineteisele kasulikud olla. Et siis saame ka rääkida nendest tegevustest, mida saab siis koos piirkondlike koordinaatoritega ette võtta. Aga siia tekkis üks küsimus veel minu arust, eks, et see telefoni teel, et ma võin nüüd eksida, aga on siis olemas Sotsiaalkindlustusameti juures ka need inimesed, kes nii-öelda telefoni teel, kel saab numbrile helistada ja nad siis nii-öelda vestlevad telefoni teel, nii et on ka olemas siis vabatahtlikud. See tuli eriti, tõusis esile siis koroona algusaegadel, kus inimesed jäid sellisesse infosulgu ja natukene ärevusse ja siis tekkisid ka need vabatahtlikud helistajad. Aga ma võin jääda täna vastuse võlgu, et kas see süsteem on edasi arenenud ja kui kaugel ta arenenud on. Võib-olla siit meie hulgast keegi oskab ise seda öelda täpsemalt. Aga need on siis inimesed, kes on telefoniga räägivad. Ma võin natuke kommenteerida paari sõnaga, et kõik vabatahtlikud läbivad meil ju ka koolituse, ehk siis see koolitus on 2-päevane ja üks suur osa sellest koolitusest ongi telefoniseltsi pakkumise oskuste arendamine, ehk siis see on selline suur plokk ja ka vabatahtlik seltsiline võib seltsi pakkuda telefoni teel, et selleks saate oskused sellel seltsiliste koolitusel. Ja täna ka pakutakse läbi selle projekti telefoni seltsi, sest mõned inimesed kardavad võõraid sisse lasta, mõned ei taha lihtsalt ja mõned ütlevad, et nad tahaksidki vestelda ainult telefoni teel. Nii et läbi selle projekti on ka täiesti võimalik telefoni seltsi pakkuda. Aga jah, on ka nagu teisi kanaleid ka nii, et neid asju saab nagu uurida ja saab nagu täpsustada. Ja Marek küsib siin, et millisel viisil saaks siis ukselt uksele käimisel veel abivajajaid kogukonnas kaardistada, eks ju, et seal, kus on nagu tugevad kogukonnad ees olemas ja kus on selline seltsitegevus käib, et siis on võimalik neid kaardistamisi teha ka kirja teel, et pannakse postkasti ja palutakse tagasi saata, telefoni teel saab kaardistada nii nagu on. Aga nüüd küsimus ongi, et mida täpselt siis nagu kaardistada tahetakse, sest tõesti, kui tegemist on delikaatsete andmetega, et siis omavalitsused neid andmeid tõesti väljastada ei tohi, aga kogukondlikult seda, et kas minu territooriumil on mõnes metsatalus keegi nagu üksi jäänud ja vaadata, et seda nagu keeldu ju tegelikult meil ei ole, aga et jah, et delikaatseid isikuandmeid kindlasti nagu sellisel viisil küsida ei saa. Aga tõepoolest, kui juba kogukonnad selle teemaga tegelema hakkavad, et siis me kindlasti saame siin ka kaasa mõelda, et iga kogukond on ju tegelikult hästi omapärane, hästi juhtumipõhine, nii et sellist üldist retsepti, mis kõikidele kohe sobiks, tõenäoliselt anda kohe ei saagi. Kuid see, kas kogukond on valmis oma inimestega toimetama ja tegeleda, et seda saavad näiteks aktiivsed eestvedajad kõigepealt ka enda sees läbi mõelda, et kas meil on neid inimesi, kes selle valdkonnaga tegeleda tahaksid, sest kogukondades on ikka niimoodi, et inimeste huvid ju on erinevad, et võib-olla osa sellest kogukonna aktiivist tahab tegeleda võib-olla turvalisuse teemaga, on seal võib-olla keegi tahab tegeleda sellise kultuuriteemaga, eks ju, ja võib-olla siis ongi nii, et osa siis sellest kogukonna eestvedajast ütleb, et kuulge, see teema oleks meile ka väga oluline, et kuidas meie inimestel tegelikult nagu läheb. Ja eks tuleviku vaates on täna tõepoolest ka uued väljakutsed kogukondade ees, et kui meile ikkagi kogukondadesse tulevad ka uued inimesed mitte tänu, vaid selle olukorrast lähtuvalt, mis on, et see kindlasti tekitab ka päris palju uusi küsimusi, et kuidas kogukond siis saab nende uute inimestega toimetada ja see on just nagu ka hästi palju seotud selle seltsi pakkumisega, et seltsiline ei pea olema nii-öelda psühholoogilise väljaõppega, kui tal peab olema selline süda peab õige koha peal olema ja inimestega see läbisaamine ja tema kuulamise oskus peab küll inimesel nagu olemas olema. Et see on selline head seltsilise nagu tunnused. Nii.
aga ma saan aru, et praegu teie poolt otseselt küsimuste ringi või sellist arutelu, teid on ju ka päris palju teki, et siis ma nagu hea meelega läheks edasi ja näitaks siis edasi, et kuidas me siis saaksime teiega koostööd nagu teha kogukondade printsiibil. Nii, nüüd. Et mida me saame teile siis nagu veel täiendavalt pakkuda. Ma nüüd ei tea, oota, üks moment. Ma proovin jagada siis taas ekraani. Nii, kas te kõik näete seda ekraani? Võite mulle anda teada, keegi julgeb öelda, kas on ekraan nähtav? Jaa. Nii, kogemuslugusid me vaatame ja kui tekib veel küsimuse juurde, siis pange kindlasti kirja. Aga nüüd on siis see, et me kutsume üles siis kogukondi endaga koostööle ja etteruttavalt siis ongi, et meie järgmised 4 kuud selle sama tegevuse raames, et meil on tänaseks tehtud see eeltöö ära, et paljud omavalitsused on teavitatud. Meil on 44 omavalitsusega juba koostöölepingut sõlmitud, et ei ole seda varianti, et omavalitsus ei teaks, et selline tegevus nende territooriumil toimib ja see on hästi oluline, et seda head koostöösuhet üldse luua. Ja saame nagu edasi minna kogukondade tasandile, et rohkem siis inimesed kuuleksid ja teaksid, et selline võimalus on olemas ja julgustada siis nii abisaajaid seda abi küsima, kui teise poole pealt ka kogukondi aitama läbi mõelda, et kuidas nad siis saaksid aidata ja just ka eraisikutena, et seltsilised julgeksid seda tegevust nagu rohkem ette võtta ja saaksid aru, et mis on vahet siis nagu lihtsalt abis käimisel ja mis on siis annab, mis lisaväärtust annab juurde siis seltsiliseks olemine. Ja meie tegevusega, me oleme oma tegevused jaganud siis ära täna 15 piirkonda ja võib-olla selles mõttes, et see ei ole päris maakonnapõhine, sellepärast me räägimegi piirkondadest, sest näiteks Helen, kes siin juba täna rääkis, on kogu Kagu-Eesti peale, kus on 3 maakonda koos ja Harjumaa ja Tallinn, mis on ju, Tallinn on küll Harjumaa osa, aga ta lihtsalt on nii suur piirkond, et seal me oleme siis Tallinna eraldi piirkonnaks käsitlenud koos oma linnaosadega ja Harjumaa nagu on eraldi piirkond. Ja Tartumaa ja Jõgeva moodustab meil Lõuna-Eesti piirkonna, et samamoodi on seal siis 2 inimest, et üks on siis rohkem Jõgevamaa peale ja mõned Tartu vallad, mis on selle Jõgevamaga nagu piirnevad ja teine siis see koordinaator, kes tänasest meile kenasti laeva tuli, on siis nii-öelda Tartu linn ja siis teisele poole jäävad vallad. Nii et on nagu selline valdade põhine jaotus nagu ka. Ja need piirkondlikud koordinaatorid on siis inimesed, kelle igapäevatöö ongi luua neid suhteid, aidata siis abisaajaid ja seltsilisi omavahel kokku saada, teha siis ka selliseid tegevusi koos partneritega nendes piirkondades ja ta siis ka omalt poolt nii-öelda aitab juhendada ja vajadusel ka saab korraldada siis piirkondas täiendavaid koolitustegevusi just seltsiliste siis oskuste nagu kasvatamiseks. Et kui Helen mainis, et meil praegu käivad koolitused, et siis saab seltsilisi tuleb ju tulevikus juurde, et siis need koolitused ju saavad läbi, aga siis juba saab koha peal koordinaator ise selliseid väikekoolitusi tehes ikkagi seltsiliste tuge pakkuda. Ja seltsilistele meil on võimalik, siin oli nendest lõksudest juttu ja võib-olla ka siis sellisest, et ise terveks olemisest, et siis meil on võimalik ka supervisioone pakkuda seltsilistele, sest tõesti teinekord on vaja nii-öelda ka ise terveks jääda sellest, sest me kunagi ei tea, mis juhtumeid võib tulla ja siin oli ka see Kadri-Liisil ju hea näide, et kui on sellised raskemad inimesed, et siis teinekord võib juhtuda, et ka seltsiline vajab täiendavalt nagu tuge. Nii et need 15 inimest ja ma pärast näitan korraga meie kodukandi kodulehte, mida te olete juba osad ka uurinud, et seal on kõikide siis piirkondlike koordinaatorite kontaktid kenasti olemas, telefoninumbrid, e-postid, nii et võtke ka nendega julgesti ühendust ja ka nemad kindlasti kutsuvad oma piirkonnas endaga ühendust võtma. Nüüd on nende ülesanne ka siis see, et enne oli ka siin juba juttu, et kui need seltsilised on nad omavalitsuse tasandil või nad on piirkondliku tasandil ja kui neid tekib rohkem, et siis meie nagu selline suur
ülesanne ja võib-olla ka roll on neid vabatahtlikke siis selliselt klubilises tegevuses ka hoida. Me ei räägi siis klubilist tegevust lihtsalt selline vaba aja veetmise vorm, vaid sellist võrgustiku ülesehitamine ja võrgustikus olemist ja kogemuste jagamist ja teine teiselt õppimist, et see on siis nagu sellise klubilise tegevuse väljund. Ja Kristiina siin juba mainis, et homme on näiteks seltsiliste kogemuste kohvik, siis see ongi see, mis liidab, et iga seltsiline vajab ka tegelikult tähelepanu, vajab tunnustust, vajab märkamist, et seda siis ka piirkondlikud koordinaatorid siis korraldavad. Ja väga oluline on, mida saab siis ka jälle, mis on kogukondade jaoks olemas, nagu ütlesin, et kuna meil on omavalitsustega juba olemas päris suure arv omavalitsustega sellised koostöölepingud olemas, osadega on ettevalmistamisel ja meil on ju eesmärk see, et ikkagi enamus meie Eestis olevaid omavalitsusi selle tegevusega nagu liitub. Nii et keegi ei jää nagu kuskilt ilma. Et siis omavalitsus on ka kogukondadel üks esimesi koostööpartnereid koha peal ja kogukondade eestvedajatel on tihti olemas juba omavalitsuse tasandil koostöövormid, on need ümarlauad, külavanemad käivad koos, ühenduste kokkusaamised on omavalitsustes, on olemas kogukonnade spetsialistid näiteks, teatud mõttes on ka sotsiaaltöö inimesed nendega kaasatud või ka täna siin olijatest on ju ka meil raamatukogude süsteem või rahvamajade süsteem, et seda tegevust kõike korraldab kohalik omavalitsus. Ja koordinaator on siis see nagu vahelüli ka seltsiliste ja abisaajate vahel, et aidata siis neid osapooli paremini selle seltsilise tegevuse raames koostööle ja teavitada ja informeerida, et millisel viisil siis seltsiliste tegevused koha peal nagu arenevad. Ja üks siis teemad, kui me räägime seltsilisest, et on siis ka see, et seltsilise tegevusega, Andres vist seda ennem just mainis, et ta käib poes ja on see, et ei ole sellel abisaajal enda autot, eks ju, ja bussi peal ei saa, et siis ta algselt käis ka poes temaga ja see on seltsilisele ka teatud kulu ehk siis sõidukulu ja meie tegevuse raames on siis kokku lepitud, et kohalikud omavalitsused siis kompenseerivad selle sõidukulu, mis on siis konkreetselt seotud selle abisaaja juures ja temaga koos toimetamisega. Ja vot selleks ongi vaja siis ka neid omavalitsustega lepinguid, et kuna see on omavalitsuste eelarveline raha, et siis omavalitsused saavad nii-öelda ise määrata, kui suur see summa on, mismoodi see tasumine käib, aga see on üks nagu selliseid olulisi asju, mida me saame sellele vabatahtliku seltsilisele siis öelda, et tegevus ju ise on ju vabatahtlik, aga tegevusega seotud kulu on siis omavalitsuste poolt siis nagu hüvitatav. Kui see kulu muidugi tekib, eks ju, ja ta peab olema ka siis proportsionaalne ja selle tegevusega seotud ja õiglane, aga selles osas ongi siis koordinaator see, kes need läbirääkimised omavalitsustega peab, kes need asjad välja selgitab, annab seltsiliste teada, annab ka siis kogukonnale või neil teada, kui kogukonnad on juba kaasatud protsessi. Nii et see on siis üks nagu olulisi tegevusi, mida me siis saame teha. Ja siin on siis veel kaks asja, et üks on siis selline vabatahtlik laiem tunnustamine, et meil ju sel süsteemil veel ei ole nagu sellist oma tunnustamise süsteemi, aga me teame, et Eestis vabatahtlikke ju tunnustatakse, maakondades tunnustatakse, on sündmused ka kohalikes omavalitsustes, et me siis kindlasti aitame ka sellele kaasa, et seltsilised oleksid märgatud ja me tahamegi, et nad oleksid ühiskonnas märgatud. Me nii-öelda koostame toredaid kogemuslugusid, avaldame neid, toome ka avalikus meedias need esile. Kui te panite tähele, siis Maahommik, mis oli selle hooaja esimene, saab ka järgi vaadata, oli Laine ja Pille lugu, eks ju, kus oli väga selline just täpselt vabatahtlik seltsiline käis abis. Nii et selliseid ka positiivseid lugusid, mis julgustaks siis inimestel olema ja väärindama siis seda vabatahtlikuks seltsiliselt olemist, sest seda inimene vajab. Ja viimane tegevus, mida me teeme, Eha mainis seda kõige alguses, et meie eesmärk ei ole teha ühekordset projekti, vaid meie eesmärk on aidata Eestis välja kujundada selline vabatahtliku seltsilise süsteem, mis oleks pikaajaline, mis oleks kestlik ja mis oleks omavalitsuste juures selline teada-tuntud tegevus, et kui inimene
soovib sellega toimetada ja tegeleda, et siis see on nagu väärtustatud. Ja sellepärast me ka siis tegeleme omavalitsustega, et aidata neil välja näiteks arendada süsteeme, et kuidas saaks paremini seda vabatahtlikku näiteks sõidukulu hüvitada või siis üldsegi, et milliseid tegevusi on vaja, et see võrgustik jääks näiteks omavalitsuse juurde kestma, et kas see on omavalitsuse põhine või on see laiemalt piirkonnapõhine, et neid tegevusi siis nagu teeme ka. Nii et ta on ühest küljest niisugune hästi inimeselähedane ja peabki olema, sest lõppkokkuvõttes on ikkagi oluline, et need, kes vajavad sellist lisatuge lisaks sotsiaaltöötajatele seda saaksid ja nemad on nagu põhifookuses ja ülejäänud siis ikkagi on selline toetav ja süsteemi väljatöötamine, mis nii-öelda aitaks sellele kaasa ja tegelikult võimendaks või siis toetaks sellist kogukondade omavahelist läbisaamist ega seda usaldus- ja turvalisuse suhet siis koha peal. Nii et need on siis asjad, mida me selle projekti raames kindlasti nagu teeme. Ja kogu siis info, mida me siis järjest nagu arendame, on siis asub kodulehekülje peal kodukant.ee seltsiline ja siin on võib-olla just oluline seda märgatagi, et kui on nüüd kogukondade liikmetel või kellelgi soovi, et siin on 2 varianti, et üks on siis juba nii, et sa saad anda märku, et sa soovid olla näiteks seltsiline ja sinuga võtab koordinaator ühendust, kui sa oled selle sooviavalduse saatnud. Ja teine on siis see, et soovin seltsilist. Ja see tähendab ka siis seda, et kui ma tean, et minu kogukonnas keegi inimene vajab seltsi, ma ei pruugi seda ise teha, siis on võimalik siin ka nagu anda märku, et meie kogukonnas on keegi inimene seal kuskil, ma näen, et tal on seda abi vaja ja ma annan sellest teada. Et siin on siis 2 pidi võimalik, et annan endast teada või annan ka sellest teada, kes vajaks nagu abi. Või näiteks on, et ma olen noorem perekond ja mul on eakas sugulane kodus, eks ju, me oleme ise päev otsa tööl, ja ma võin anda teada, et minu vanaema näiteks vajaks päeval seltsilist, ma ise seda ei saa teha, aga ma annan siit kaudu teada. Nii et see on siis võimalik seda kaudu teha. Ja lisaks on siis siin ka, millega saab veel lisaks tutvuda, mida te juba nagu tegite. Ja siin on nagu see minu nagu selline lõpuslaid, aga enne kui see päris lõpuslaid on, ma kustutan nagu selle siit ära. Et siis tahtsin teile täna ikkagi näidata ka neid meie inimesi nagu reaalselt, eks ju, et muidu on kuskil on jälle nimi ja kuskil on telefon, aga praegu on hea võimalus, et kes te siin veel olete, et ka näidata, et millised inimesed nagu näost näkku on ja võib-olla siis ka julgustada, et pärast seda meie tänast webinari nendega ühendust võtta. Ja ma hakkan siit ise kohe ütlema ja siis nemad saavad lehvitada, et siis saate näha. Et kõigepealt on siis Ida-Virumaal on meil Margit ja Margit siis saab lehvitada, et kõik Ida-Virumaa kogukondade abiliseks ja omavalitsuste abiliseks on Margit. Siis Raplamaal on meil siis Aili. Aili on nüüd natuke vastu valgust, et teda ei näe, et kui ta nüüd ennast keerab seda, siis on hoopis paremini. Oota, kuule, üks hetk, Krista, et anna nende sõna, muidu ei ole ekraanil see lehvitamine näha. Okei, ütle siis Margit ise, jah. Las nad ütlevad tere ka vahepeal. Jah. Okei, ja tere, mina olen siis Margit Ida-Virumaa. Nii et kellele pakkus nüüd täna midagi huvi, siis võtke ühendust. Nii ongi parem. Aili. Aili, sul on mikrofon peal. Nii, tere, mina olen siis Aili ja Raplamaalt. Nii et ootan kõnesid ja e-maile. Võtke ühendust. Katrin. Vist olin mina, Katrin Lääne-Virumaalt, jah. Et olen oodatud igasugustele pakkumistele, võtti julgest ühendust. Tere minu poolt ka muidugi. Siis meil on Helen ise. Tere, mina olen siis Helen, Võru, Põlva ja Valgamaa ja lisaks sellele, mis juba mul kolleegid on öelnud, siis mina ootan ka seda, et te võib-olla kutsute mind mõnele oma üritusele, kus saab rohkem sellest teemast rääkida. Ja see, ma arvan, üleskutse kehtib kõikide puhul. Ja Karin. Tere, mina olen Karin ja Harjumaal toimetan ja liitun siis kõigi nende eelnevate pakkumiste ja ka ootan siis kutseid
üritusele, teie üritustele, et saaksime oma teemast rääkida. Ja Kristina. Tere, ka minu poolt. Mul on rõõm näha siin ka täna Tallinna raamatukogude töötajad ja meil juba on ka läbirääkimised, mida kõike toredat me koos teeme. Ja homme siis juba kogemuskohvikusse. Hiie. Tere, Hiie Pärnumaalt. Kõik. Saan aru, et autos sõidad, et siis lühike jutt. Ja Svea. Tere, Svea Läänemaalt. Ühinen kõigi juba eelpool öeldud koordinaatorite poolt öeldud jutuga. Siis mul on Ingrid. Tere, mina olen Ingrid, olen Hiiumaalt. Meie oleme teist korda siin projektis ja meil läheb hästi, aga koos teiega võiks minna veel paremini. Ja siis ma näen siin, kas Ene kuskil on või? Viljandimaa Ene. Oli olemas, aga ju siis on praegu hetkel kuskil kõrval. Tere! Oled, näed? Olen, meie kogukondi on vähe, Viljandimaa rahvast on vähe siin praegu. Ja, aga Ene on täitsa nagu Viljandimaaga nagu olemas. Ja siis on siin mul Triin Kordemets. Ja tere. Triin siin Järvamaalt ja olen igasugustele koostööpakkumistele väga avatud. Ja siis päris alguses oli, ma mainisin, et meil on Lõuna-Eesti nagu 8, et Eha Anslan oli päris alguses nagu olemas ja tema siis nagu on ka, aga mul on praegu suur rõõm meie värsket uut koordinaatorit Tartumaal nagu siin tervitada, et nii et ka teised koordinaatorid ei ole seda näinud, aga nüüd on teil võimalus, nii et Triin, meil on nüüd 2 Triinu. Ja tere, mina olen Triin Tartumaalt siis. Ja. Saan aru, et ootan põnevusega kõik igasuguseid koostöövõimalusi. Ja saab ühendust võtta kõikidega. Ja ma nüüd küsin, kas mõni meie koordinaator on nüüd kuskile, mul lihtsalt ei pruugi teda pildi peal siin olla. Silja Saaremaa. Jah. Tere, mina olen Silja Saaremaalt. Ja ootan ka telefonikõnesid ja email, et koostöö meile hästi sujuks siin Saaremaal ja Uhumaal. Ja võib-olla ka üks märkuse kõikidele kogukondadele, et kui nemad ka teile helistavad, et siis võtke kõik vastu. Ikka, ja. Ja kas on veel keegi kuskil, keda ma ei näe selle peal? Vist ei ole. Et siis Inga, sina ise, et meil on ka projektis siis inimesed, et kui mind juba olete näinud, et mina olen projektijuht, et siis on ka meil olemas meeskond, kes toimetab igapäevaliselt nii koordinaatorite abiks kui ka teie abiks. Ja Inga. Ja mina olen Inga. Minule võib ka kirjutada ja joonistada, mina siis annan info edasi ja jagan koordinaatoritega. Aga pilti sa praegu ei näita, jah? Näitan küll. Pilt tuleb teise kanali pealt. On küll pilt olemas. Siis minul ei ole siis ees. Nii. Ja vist ongi, Ehat juba ka nägite, nii et see ongi meie selline tore meeskond, naiskond pigem. Ja kui nüüd ei olegi rohkem nagu küsimusi, siis on ainult minu üks suurimaid soove on, et teeme koos, teeme oma kogukonnad selliseks, et ükski inimene ei tunne ennast kõrvale jäetuna ja tunneb, et kogukond teda toetab. Ja nii tore oleks mingil ajal tekitada selline suur seltsiliste kogukond ja näha, kuidas need asjad meil siis ühiskonnas edasi lähevad ja toimetavad. Et aitäh kuulamast. Loodan, et te saite igaüks siit endale mõne siis mõtte kaasa. Kui tekivad mõtteid pärast, võite meile teada anda, kirjutada meile või juba koordinaatoritega ühendust võtta ja usun, et kõik läheb positiivselt edasi.